võime tuua kiitust sulle, issand, et ei ole teist nagu sina. Ja sina oled meie hea isa. Kui on hea, nii hea on täna ühes sinu rahvaga kuulutada seda, et sina oled meie hea isa. Ja isa, ma palun selle järgmise aja sinu kätte. Ma palun, et sa võiksid äratada üles meis need vaimulikud inimesed, issand, sest sinu sõna ütleb, et maine inimene ei saa aru sellest, issand, mida sina tahad teha. Aga issand, sina tood esile ja sina äratad üles meis meie vaimse inimese. Ja sina teed mõistmatu mõistlikuks, issand. Ja sina teed selle, mis on keeruline ja segane. Sina teed selle nii lihtsaks ja selgeks, issand. Ma palun, et sinu vaim oleks minu peal, et tuleksid esile ainult sinu sõnad ja mitte minu sõnad, issand. Ja sa võiksid liikuda siin. Ma tänan, püha vaim, et sa oled siin meie keskel. Aamen. Tere hommikust kogudust, te võite võtta istet. Ja ilusat isadepäeva ka kõikidele isadele minu poolt. Ilusat isadepäeva minu isale, kes on täna teisel pool maakera Ameerikas tegemas seal liidutööd. Ja tänane jutlus võib-olla ei ole selline kõige tavalisem mehine isadepäeva jutlus, mis tavaliselt tuleb. See on pigem selline tütre jutt isale võib-olla. Ja ma tahan täna natukene minna selles samas teemas edasi, millest me oleme tegelikult terve see sügis olnud, aga selle natukene teistpidi pöörata. Kui sa mäletad ja mõtled tagasi sellele, kus me oleme septembrikuus alanud, siis me oleme Matteuse 5. peatükis ja me oleme Jeesuse mäejutluse juures. Ja kui sa mõtled tagasi meie viimastele jutlustele, mis siin on olnud, siis need on rääkinud väga palju sellest, kes oleme meie ja kuidas me peaksime ennast nägema ja kuidas meid näeb. Me lugesime sellest, et õndsad on need ja me oleme lugenud sellest, et meie oleme maailma valgus. Ja siis me oleme kuulnud erineval viisil, mis on meie identiteet. Ja mingil kujul me täna jätkame sellega, et kes olen mina, aga ma leian, et see, et kes olen mina, tuleneb sellest, et kes on minu isa. Ja ma tahan täna koos teiega vaadata natukene lähemalt seda, et kus on meie Jumala identiteet. Ja see teema on olnud tegelikult mul siin viimasel ajal minu enda südames ka, et viimane hooaeg ma sain nii selgelt Jumalalt kõnetuse, et ta kutsub mind õppima seda, kes olen mina. Täpselt samamoodi, nagu me oleme koguduses siin ühiselt seda õppinud ja just nagu õppima seda, kuidas tema mind näeb ja leidma seda, kus on minu tõeline identiteet ja juurima selle hästi õigesse kohta. Ja see on nii äge olnud, sest et ta on õpetanud seda mulle täiesti uutel viisidel, mida ma tegelikult sellel hetkel, kui ma neid õppisin, ma isegi ei märganud neid, aga tagasi vaadates ja rääkides ja arutades mingite inimestega, see on tulnud ülesse. Aga nüüd sellest sügisest samamoodi, Jumal on andnud mulle uue kõnetuse ja ta on öelnud, et nüüd ma tahan, et sa õpiksid seda, kes olen mina, kes on sinu Jumal ja kus on tema identiteet. Ja ühest küljest ma nagu mõtlesin selle peale, et ma olen ju kirikus üles kasvanud, ma olen neid lugusid kuulnud 100 kordi, milline on Jumal ja mida ta on teinud ja kes ta on. Aga siis iga kord, kui keegi küsib mult kuskil väljaspool kirikut, et et milline su Jumal siis on, siis kõik, mis ma oskan öelda, on hea. Ja selles mõttes see ei ole vale vastus. Meie Jumal on hea, aga see ei ütle ju tegelikult mitte midagi. Ma arvan, et hea on liiga üleüldine sõna meie detailse Jumala jaoks. Ja see on samamoodi, kui näiteks mõni mu lähedane kaob ära ja politsei siis küsib mult, et milline see inimene on, et mille alusel me teda leiame. Ja siis ma ütlen, et ta on hea. Sellest ei ole väga kasu, on ju. Nii et sellepärast ka ma tunnen, et Jumal on kutsunud mind õppima teda tundma nii palju detailsemalt. Ütleme tema kohta neid päris sõnu, kes ta on. Ja ma tahan sind ka kogudust täna kutsuda sellele teekonnale. Ma täna siin teen ainult väikese alguse sellega, annan sulle maitse suhu ja siis annan sulle palju kodutööd, et sa saaksid kodus rohkem uurida. Istuda oma Jumalaga kahekesi ja küsida temalt, olgu Jumal, kes sa tegelikult oled. Ja ma leian, et see on hästi oluline, et me peaksime detailselt uurima, kes meie taevane isa on, sest et meie isa annab meile meie identiteedi.
ja kas see meeldib meile või mitte, nii on. Meie isa annab meile meie identiteedi ja tegelikult see identiteet on ka see, kuidas teised tihti näevad meid. Et nii kaua, kui ma olen mäletanud, siis ma olen olnud pastori tütar. Ja see ei ole alati olnud lihtne. Mingites olukordades see on olnud lahe tiitel, aga mingitel olukordades see on olnud, või elueas see on olnud hästi keeruline minu jaoks, eriti nooremana. Sest mulle tundus, et inimestel on mingid ootused mulle selles osas, et kes ma olen või kes on minu isa. Et minul toodati, või ma nägin, et minul toodati, et ma pean olema sama ekstravertne, sama julge, sama sõnaosav, aga ja mu ise on mulle palju häid asju pärandanud, aga mitte võib-olla päris kõike sellises mastaabis, nagu ta ise on. Ja ma tundsin, et ma alati nagu midagi jääb puudu. See, kes ma olen, see tegelikult nagu ei täida ära seda identiteeti, mida minult oodatakse. Ja nüüd tagasi vaadates ma näen, et tegelikult üle poole sellest ootustest olid nagu minu enda pandud. Aga see oli see, kuidas ma mingitel hetkedel tundsin, et minu isa on pastor ja mina olen pastori tütar ja see oli mingitel hetkedel keeruline. Aga siis me võime siis edasi järeldada või näha seda, et kuidas me kutsume oma isa on osa sellest identiteedist, mille me saame oma isalt, kui oluline see on. Et mis nime või identiteedi me anname oma isale enda peas. Et oma peas, nagu ma ütlesin, et mu isa on pastor ja seega minu identiteet oli pastori tütar. Ja nüüd ma palun, et sa mõtleksid hetkeks. Ma tean, kui lavalt öeldakse, et mõtle selle küsimuse peale, siis sa mõtled, et ma kodus mõtlen pärast. Aga ma tahan, et sa praegu kohe mõtleksid selle peale. Kellena sa tahad, et sind nähakse? Kellena sa soovid, et inimesed sinu ümber näeksid sind? Ja siis mõtle selle peale, et mis nime kannab Jumal täna sinu peas? Mis nime sa annad Jumalale täna enda peas? Ja nüüd pane need kaks vastust kõrvuti ja kas need asjad üldse klapivad tegelikult? Kas see, kuidas sa tahad, et sind nähakse ja see, kuidas sina näed oma Jumalatena, oma taevast isa, kas need kaks asja tegelikult klapivad koos? Näiteks, kui olles Jumalaga kahekesi, ma heidan talle pidevalt ette, et ta pole teinud seda, teist ja kolmandat, ta pole teinud asju õigel ajal. Aga siis, kui ma lähen välja, kui ma lähen kooli, kui ma lähen tööle, kui ma olen oma inimestega, siis ma loodan, et nad näevad minus kõige väelisemat Jumalat. Sa saad aru, need kaks asja ei käi koos. Kuidas ma saan loota, et inimesed minu ümber näevad, et minust peegeldub kõige väeline Jumal, kui ma oma peas olen Jumalale öelnud, et sa oled piiratud? Või kui ma tahan, et mind nähaks ilusana, ma tahan olla ilus ja ma tahan, et teised näeksid mind ilusana, aga ma leian, et mu Jumal on teinud minuga vea, mis tähendab, et ta ei ole täiuslik looja. Kuidas see on võimalik, et teised saavad mind näha ilusana? Need kaks asja ei käi koos. Või kui meie tahame kanda endas seda valguse identiteeti, millest Ivo Unt paar pühapäeva alles tagasi rääkis, aga ma tegelikult ei usu, et Jumal varustab mind selle õliga, mida on vaja lambil põlemiseks, vaid ma leian, et ma pean ise omast jõust põlema, siis need kaks asja ei käi koos ja see ei ole võimalik, et me saame olla maailma valgus, kui ma ei usu, et minu Jumal mind varustab. Ehk siis, kuidas me saame käia oma päris identiteedis, kui me ei tea, kes on meie isa. Ja üldse, kui me sellele nagu veel sügavalt vaatame, siis me tegelikult alati leiame, et meie oma identiteedi probleemid on tegelikult kinni meie vales Jumala pildis. Sellepärast, et me usume oma peas, eriti kui sa oled käinud kirikus pikemalt, et Jumal on hea looja, et ta on kõik võimas, aga oma südames kuskil vaikselt taga pööningul
see uks, mis on lukku pandud, me seal tegelikult ei usu seda. Me lõpuni ei usu seda, et meie looja, kes on meid loonud, on hea ja täiuslik Jumal. Nii et mis nime annad sina oma peas oma Jumalale? Ja kui ma vaatan tagasi oma lugu, või mitte tagasi, aga sellele, kus ma praegult olen, siis lisaks sellele, et mu isa on täna pastor, on ta nüüd ka, nagu Joel siin videos ütles, EKP liidu president. Ja kogu see, võiks öelda, ootuse pagas ei ole üldse muutunud, see on võib-olla läinud suuremaks ja jõudnud lihtsalt laiema ringkonnani. Ja kui ma käin vahepeal teistes kogudustes, siis tehakse ikka nalja, et meie presidendi tütar on siin, me peame hästi käituma. Öeldakse mulle alati, mida see kõik võiks tähendada ja kuidas see kõik võiks välja näha ja kuidas me peaks perega koos käima. Aga teate, see ei häiri mind täna enam üldse. See võib-olla teismehe alguses, kui mulle öeldi, et sa oled pastori tütar, siis see kohe ärritas mind. See oli nagu üks suur punane nupp minul ja siis keegi läks sellele vastu ja nagu tõesti, ma oleks võinud valmis nagu kellelegi kallale minema. Aga täna, kui keegi teeb neid nalju, siis see on nagu vesihane seljas, see üldse ei mõjuta mind. Sellepärast, et kui ma olen oma issiga kahekesi, ma peaaegu kunagi ei ütle talle president. Vahest ma teen ise ka sellele nalja, aga ma ütlen talle issi. Ja see tähendab seda, et minu identiteet ei ole presidendi tütar, vaid minu identiteet on selles, et ma olen oma issi tütar. Nii et nii oluline on see, et mis nime me paneme oma Jumalale oma peas. Ja oma nagu maisisega me saame natukene seda võib-olla rohkem valida, muuta, aga meie Jumal on täiuslik. Ja seal me ei saa ise midagi luua talle juurde või muuta, vaid nii äge on see, et tema ongi kogu see täispakett ja me saame lihtsalt minna tema ette ja õppida seda, kes ta on ja võtta vastu selle tõe ja lubada ja kutsuda teda selle tõe järgi. Ja tegelikult seesama küsimus, mille ma enne ütlesin, et kuidas me saame käia oma päris identiteedis, kui me ei tea, kes meie isa on see küsimus, millega Jumal kutsus mind sellesse hooaega uurima teda ja panigi mind detailselt uurima teda. Neile sa võid nüüd panna selle pildi. See on pilt minu Tallinna toa seinast. See sein on mul nagu voodi taga ja ma kutsun seda oma tõe seinaks. Ja no teie jaoks tundub väga saladuslik see, sest et seal on nii väikselt kirjas, te ei näe, mis seal kirjas on. Aga seal paremal pool nendel märkmapaberitel on kirjas kirjakohad, mis räägivad minu identiteedi kohta ja sellest, kes olen mina. Seal on näiteks kirjas, ma olen endale üles pannud Psalm 139, et ma olen kardetavalt imeliselt loodud. Seal on näiteks 2 Korintuse 5:12, mina olen uus loodu. Ja seal on näiteks kirjas Rooma 10:13, et kõik, kes hüüavad appi issanda nime, päästetakse. See tähendab seda, et mina olen päästetud. Ja need räägivad minu identiteedi kohta. Ja tegelikult see oli minu jaoks hästi nagu detailne või strateegiline otsus, miks ma panin neid just sinna seina peale, et ühest küljest ma oleks võinud panna neid kuskile, kus need on mul kogu aeg silme ees. Aga ma otsustasin, et ma tahan, et mu tõde oleks kogu aeg mu selja taga. Et kui ma käin selles maailmas, aga ma tahan käia selles maailmas nii, et ma ei ole sellest maailmast, siis ma tahan, et mul oleks tugev seljatagus, keegi, kes hoiab mind, keegi, kes kaitseb mind. Ja ma tean, et Psalm 23 issand on öelnud, et ainult headus ja heldus need järgivad mind. Ja täpselt samamoodi ma tahtsin, et see tõde minu identiteedi kohta kogu aeg nagu käiks ja järgiks mind ja karjuks mulle seda, et ma olen imeliselt loodud, ma olen uus loodu ja et ma olen päästetud ja seal on nii palju muid asju veel. Aga siis, kui sa vaatad sinna vasakule poole või nagu allapoole, seal on teine grupp märkmapabereid ja sinna ma olen kirjutanud erinevad Jumala nimed ja see, mida need tähendavad. Ehk siis see osa räägib minu jaoks Jumala identiteedist. Ja mulle nii meeldib see, et juutidel oli Jumala jaoks nii palju erinevaid nimesid. Sest ühest küljest minu enda jaoks see teeb selle asja nagu nii palju isiklikumaks ja detailsemaks, et see ei olegi enam, et Jumal on hea, vaid et ma saan väga kindlalt öelda, et minu Jumal on armastav,
minu Jumal on päästja, minu Jumal on kuningas ja see teeb selle asja minu jaoks nii palju nagu rohkem kindlamaks, päris ja see on kuidagi isiklikum minu jaoks. Aga teisest küljest, miks nagu juutidel tegelikult oli Jumala jaoks nii palju nimesid, üks põhjus oli see, et nad said aru sellest tõest, et Jumal on üle igasuguse inimese mõistmise. Ja nad said aru, et üks nimi ei suuda endasse püüda Jumala olemust, see ei ole võimalik. Nad said sellest ka aru, et ükskõik kui palju nimesid me paneme Jumalale, me kunagi ei suuda ära hoomata seda, kes Jumal on. Aga nad otsustasid natukene proovida. Ja need erinevad nimed on nagu erinevad aknad erinevates kohtades, kus nad näevad Jumala erinevaid külgi. See mõte nii nagu meeldib mulle. Aga kolmas, mis minu arust on nii ilus, üks põhjus, miks juutidel oli Jumalale nii palju erinevaid nimesid, oli see, et Jumala nimi oli püha. Ja Jumal oli nende jaoks nii püha, et nad isegi ei suutnud seda nime lihtsalt suhu võtta. Kui neil olid igapäevased palved või sellised mõtisklused, siis nad ei võtnud kunagi Jumala nime suhu, vaid neil olid selle jaoks teised nimed. Nad tihti kasutasid näiteks Adonaid või Jahvet või siis, kui nad tahtsid väga nagu spetsiifiliselt näidata, et selles olukorras ma hoian kinni sellest Jumalast, siis nad ütlesid talle mõne kindla nime. Ja mulle nii meeldib see, et meie Jumal on nii püha, et tal on vaja erinevaid nimesid. Ja see on olnud üks hästi eriline viis, kuidas minu jaoks õppida Jumalat rohkem tundma. Võtta need kindlad nimed ja uurida, mida need tähendavad, miks neid on öeldud ja kuidas Jumal neid ise võib-olla oma kohta kasutab. Ja ma tahangi siia tuua sulle ette lihtsalt paar näidet, et sa saaksid selle maitse suhu, kui eriline on meie Jumal ja siis loodetavasti sulle tekitab see isu minna ja uurida ise veel, kes Jumal on. Aga üks nimi näiteks on, mis tuleb kohe Piibli alguses ja mille Jumal on endale ise öelnud, on Jahve. Ja tõlkes see tähendab, ma olen see, kes ma olen. Ja 2. Moosese raamatus 3. peatükis, see on see koht, kus Jumal kutsub Moosest. Ta ilmub talle põleva põõsana ja ta ütleb talle, et ma olen kuulnud oma rahva ägamist ja ma saadan sinu Vaarao juurde ja läkitan sind, tooma välja oma rahvast ja viima nad tõotatud maale. Ja Mooses peale mõnda aega vaidlemist Jumalaga ütleb talle lõpuks, et okei, aga kui see rahvas küsib minult, et kes mu on läkitanud, mis ma neile ütlen. Ja siis 14. salmis Jumal ütleb, ja Jumal ütles Moosesele, ma olen see, kes ma olen. Ja ta jätkas, ütle Iisraeli lastele nõnda, ma olen, on mind läkitanud teie juurde. Jahve, ma olen see, kes ma olen. See on nimi siis, mille Jumal endale ise annab, tuues esile tema lepingu, mis tuleb toob ta veel välja 2. Moosese raamatus 34. peatükis ja salmid 5-7, kui Mooses läheb üles Siinai mäele, et saada uued käsulauad. Ja issand laskus alla pilve sees. Mooses astus seal tema juurde ja hüüdis issanda nime. Ta hüüab siis Jahve nime. Ja issand möödus tema eest ning hüüdis. Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastele 3. ja 4. põlveni. See on see tõotus, mis Jumal on andnud, et tema on armuline Jumal ja tema on pika meelega ja tema on rikas heldusest. Ja see, et Jahve, ma olen, tähendab tegelikult seda, et ma olen kõige vundament, mina olen kõige alus. Ja kui eriline see on, et temale on rajatud kõik, see tähendab, et temale on ka rajatud meie elud. Nii et kui meie isa on Jahve, kõige alus, kõige vundament, siis meie kohta ütleb see ju seda, et meie oleme kaitstud ja hoitud. Et ei ole tormi ega tuult, mis saaks meid ümber ajada, sellepärast, et meie elud on rajatud Jumala peale. Teine nimi, mille ma tahan teile esile tuua, on El Roi.
El on siis tähendabki Jumalat, EL, ja siis sellele tihti lisati erinevaid Jumala omadusi. Ja El Roi tähendab Jumal, kes näeb. Ja lähme nüüd Johannese evangeeliumi esimesse peatükki, salmid 43-49, kus siin on kirjas see lugu, kuidas Jeesus kutsub Naatanaeli oma jüngriks. Ja järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse ja ta leidis Filippuse ja ütles talle, järgne mulle. Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle, me oleme leidnud tema, kellest on kirjutatud Mooseses seaduses ja prohvetid, Jeesuse Joosepi poja Naatsaretist. Ja Naatanael ütles talle, mis võib küll Naatsaretist head tulla? Filippus ütles talle, tule ja vaata. Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta, näe, tõeline Iisraeli mees, kelles ei ole valet. Naatanael küsis temalt, kust sa mind tunned? Ja Jeesus vastas ja ütles talle, ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis. Naatanael ütles talle, rabi, sina oled Jumala poeg, sina oled Iisraeli kuningas. Ma nägin sind viigipuu all, enne kui sa isegi tulid minu juurde. El Roi, Jumal, kes näeb. Milline julgustus ja lohutus see on, et meie Jumal näeb meid enne, kui meie isegi jõuame hüüda tema nime. Isegi kui meie jõuame joosta tema altari ette ja hüüda, Aba isa, ma vajan sind. Ta juba näeb meid, ta juba näeb meie vajadusi, ta juba teab, mida me vajame. Ta lihtsalt tahab olla meie koos. Ja kui eriline see on, et see tähendab, et kui kõige püham Jumal, kõige looja, kuningate kuningas peab meid piisavalt nagu väärt, et näha meid, et vaadata meie peale, et siis mida see ütleb meie väärtuse kohta? See ütleb, et me oleme hoolitud. Jumal hoolib sellest, kuidas meil läheb. Ei lange meie peast ühte ainsatki juuksekarva, nii et Jumal sellest ei teaks. Piiblis on kirjas, et Jumal isa näeb ju taevalinda ja ta hoolitseb nende eest. Ja kui palju enam olete teie väärt tema jaoks, sest et ta näeb meid. El Roi, Jumal, kes näeb. Ja nüüd viimaseks ma tahan siia näitena tuua Jahve rahva. Jumal tervendab. Ja me hüppame tagasi teise Moosesesse, peatüki 15, salmid 22-26. Ja see räägib Maara veeimest. Siis Mooses käskis Iisraeli kõrkja mere äärest edasi minna. Nad läksid suuri kõrbesse ja käisid kõrbes 3 päeva ega leidnud vett. Nad jõudsid Maarasse, aga ei saanud Maara vett juua, sest see oli kibe. Seepärast pandi sellele nimeks Maara. Ja rahvas nurises Moosesega öeldes, mida me joome. Aga tema hüüdis issanda poole ja issand näitas temale ühte puud. Siis ta heitis selle vette ja vesi muutus magusaks. Seal andis issand rahvale seaduse ja õiguse, seal ta katsus teda läbi. Ja ta ütles, kui sa tõesti kuulad issanda oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainsatki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen issand su ravija. Jahve rahva, Jumal tervendab. Ja nii eriline on, et meil on eesõigus, mitte lihtsalt kohustus, vaid meil on eesõigus öelda üle oma haiguste, oma füüsilise keha, oma mõistuse, üle oma kogukonna hüüda Jahve rahva nime ja kuulutada üle enda, aga kuulutada eelkõige vaenlasele seda, et minu Jumal tervendab. Minu Jumal on Jahve rahva ja sinul ei ole siin võimu. Sinul ei ole võimu minu üle, sest minu Jumal, minu isa on Jahve rahva. Hoia kinni sellest, et Jumal tervendab. Sest see tähendab, et sina ja mina oleme terved. See tähendab seda, et meie identiteet on olla terve. Ja neid nimesid on tegelikult nii palju veel. Elohim, Jahve Sabaot, El Shaddai, Aba, Jahve Shalom. Ja ma julgustan sind tegelikult juba täna alustama sellega, et uurida seda, kes on sinu isa.
võtma aega, võtma tõesti aeg maha, võtta lahti Jumala sõna, istuda selle sees ja lasta sellel rääkida enda elu vastu. Näidata, kes on see, kes on sinu Jumal. Et me võiksime samal ajal õppida selle kohta, kelleks meid on loodud ja kus on meie identiteet, mille peal me seisame, et me tõesti võiksime seista Jahve nime peal. Ja võib-olla täna sa oled juba kuulnud siin mingisuguseid nimesid, me sa tead, et ma vajan seda nime oma ellu. Ma täna vajan hüüda Jahve rahva nime kellegagi koos. Võib-olla sa ei kuulnud seda nime, sa tead, et ma vajan seda Jumalat täna, ma vajan rahu Jumalat oma ellu. Võib-olla ma vajan isa Jumalat, ma vajan, et mu Jumal oleks tõesti mulle minu isa eest. Siis tea, et pärast teenistuse lõppu me tõmbame need kaardinad ette ja siin on eestpalve võimalus. Mina olen siin, sa võid tulla vabalt minu juurde, aga kui sa tunned, et sa tahad võtta hoopis oma naabrilt küsida eestpalvet, siis ole julge tegema seda. Jumal on kutsunud meid oma koguduses seisma üksteise eest ja palvetama üksteise eest. Nii et kui sa ei julge minna kardina taha, siis võid tõmmata oma naabril kuue hõlmast ja öelda, et palveta minu eest. Hüüame koos Jahve rahva nime. Ja siia lõppu ma tahan siin veel julgustada ühe lausega ja ülistusbänd võib tulla lavale. Ja see on julgustus, see vahepeal minu enda jaoks on kõlanud jälle nii suure koormana, aga tegelikult see on olnud lause, mis on olnud minuga kaasas viimane aasta aega ja ma tahan selle sulle edasi anda. Sina kannad endas igavese looja sõrmejälge. Mine ja ela selle vääriliselt. Võime tõusta ja palvetada. Issand, ma tänan, et sina oled hea Jumal, aga mitte lihtsalt hea Jumal, vaid sina oled meie päästja, meie kuningas. Issand, sina oled valitseja ja sina oled meie lunastaja. Issand, sina oled Jumal, kes meid näeb. Sa oled rahu Jumal. Sa oled Jumal, kes meid tervendab. Sina oled hea karjane. Issand, ja ma palun, et tuleks praegu sinu janu meie peale. Et meil võiks olla tõesti üks eriline püha vaimu janu, issand, selle järgi, et kes sina oled. Et me lihtsalt tahame tulla sinu allikale, juua sinu vett ja kogeda seda, neid erinevaid jumalaid, issand, kes on kõik ühes Jumalas. Näha neid erinevatest akendest sind, issand, tundma õppida rohkem sind. Issand, palun tule õpeta meile, kes on meie taevane isa, kellelt tuleb meie identiteet ja kellelt tuleb meie pärand. Ja siis me võiksime minna selle pärandiga uude nädalasse. Ja issand, ja tõesti, kui me oleme nendes keskkondades, kui me oleme omal tööl, oma koolis, issand, kui me oleme, võib-olla mõni isegi siin, kes kuuleb, on lasteaias, issand, on oma sõprade keskel, issand, on oma kogukondades, omas linnas. Issand, et me võiks kanda endast seda, et meie kanname igavese looja sõrmejälge. Ja see võiks olla see, mida inimesed näevad meie puhul. Issand, ma õnnistan seda kogudust, ma õnnistan iga ühte, kes vaatab täna meid üle interneti vahenduse. Issand, ja ma tänan, et sina kõnetad neid täpselt selle nime pidi, mida nemad vajavad. Ja üle kõige sina oled El Roi, Jumal, kes näeb. Tänu sulle, issand, tänu sulle. Amen.